Selleks, et näha välja parim versioon iseendast, on mõnikord vaja ka teiste, endast hoopis asjatundlikumate inimeste abi. Näiteks pole ma iseenda tänast riietust välja valinud, vaid mind aitas sellega meie saate stilist. Kes on aga stilistikamaailma tulevased tähed, saamegi kohe teada. Stilistide noore meistrivõistlus alustab. Tartu Kunstikool on Eesti ainus riiklik kutseõppeasutus, mis on keskendunud vaid disaini ja kunstialasele kutseõppele. Siin saavad noored loomeinimesed julgesti katsetada ja areneda. Sest selles valdkonnas pole fantaasial piire. Siin saab õppida näiteks kujundusgraafikuks või dekoraatoriks või 3D kunstnik kujundajaks või siis hoopis stilistiks. Stilistid aitavad moedisaineritel näidata oma brändi selle kõige paremast küljest. Stilisti tunned ära Tallinna linnapildis suurte kottide järgi. Et kui ma näen Karolin Kuusikut, Liisi Eesmaad, Kerli Tinni, Merit Poekensit, need, kes on kõik nagu tippstilistid, et nad käivad kogu aeg suured kotid käes, need riidepuu räkid üle õla. Stilistide noore meistrivõistlusel osaleb 8 neiut 2 erinevast koolist. Kuressaare ametikoolist ja Tartu kunstikoolist. Aga enne, kui me laseme neil võistelda, ma tahaksin teile tutvustada meie tänast üllatuskülalist, kelleks on laulja Laura. Tere, Laura! Tšau! No, kuidas sina oma stiili kirjeldaksid? Oi, ma arvan, et see on selline harakas kuubis, kes mida iganes ma kuskilt leian, siis ma miksin need omavahel kokku ja see tunnetus kogu aeg muutub vastavalt hooajale, mis on ilmõues, mis on sisetunne. Kui ma olin 15-16 ja käisin lavadel, siis kui teised tahtsid teksades minna, siis ema ikka ütles, et kuule, et enne kui sa lähed lavale, siis inimesed näevad sind, et enne kui nad kuulevad su häält, et nad näevad sind, et see visuaalne pool on oluline, et võib-olla ma siis olen aegade jooksul lihtsalt ise, et inimesed on harjunud sellega, et Laura võib ikkagi midagi hullu panna selga või millega ta jälle tuleb. Mina nagu muud ei jälgi, et kes ütleb mulle, mis on moes, on minu vanaema, kes helistab aeg-ajalt, et Laura, ma lugesin ajalehest, et praegu on hobusesaba moes, et ole ja hakka seda nüüd kandma lavadel. Mida sa meie võistlejatele soovitaksid? Soovitaksingi hulljulgust ja siis sisetunde järgimist. No Laura, me sinuga jõuame veel stilistikast rääkida palju, aga me peame meie võistlejad võistlema saatma. Kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustamegi. Olen väga närvis, ma tunnen, kuidas selline süda on raske, kõhus on selline väikene Esimene ülesanne on võistlejatel kõrvarõgastele luua kontseptsioon, stilistika ja hiljem siis edasi meil siin võistlusel ka teha fotosessioon selle tarbeks. Ma ei ole ise neid kõrvarõngaid varem näinud, aga ma ütleks, nad on nagu kohutavalt nunnud. Täna on siis teie ülesandeks see visioon, mida te olete kodus haudunud siin ellu viia ja ma arvan, et siis hästi elusalt, ägedalt ja siis tabada see hetke maagia vastavalt ette antud kavandile. Kodus tegin ma valmis teekaardid, soengujumestuse kaardid, fotograafile valgusplaanid. Ja siis hakkasin tegutsema, otsima disainereid ja panema siis kõiki neid asju kokku. Stilistide nooreks meistriks tahavad saada Anastasia Krasnopolska, Kaari Kiisel, Darja Krehel ja Anette Väli Tartu kunstikoolist ning Adele Vaik, Marissa Kaarin-Kaasik, Aleksandra Laisk ja Moona Kuusk Kuressaare ametikoolist. Ma olen terve elu olnud kunstihuviline. Käsitutunnid olid ühed mu lemmikud põhikoolis, kus sai õmmelda, heegelda, kududa, süüa teha. Kui 9. klassis mõtlesin, et mis gümnaasiumi tahaks minna, siis leidsin, et Kuressaare stilistikakursus sobib mulle kõige paremini. Ma vaatasin seda õppekava ja need tunnid, mida nad pakkusid ja need ained lihtsalt nii kutsusid mind ja olid kuidagi nii, lihtsalt nii mina.
Я выбрала эту специальность, потому что мне нравится следить за модой и нравится, как человек может выразить себя через моду, через свой стиль, через свой образ. Õpin Tartu Kunstikoolis dekoraatori eriala, mis on siis tihedalt seotud ka stilistikaga. Ma valisin selle eriala, sest mulle meeldib luua erinevad valimusi, mulle meeldib töötada detaalidega. Võistlus parasjagu käib, aga me oleme siin koos Lauraga, et natuke rääkida fassioonimaailmast, millest mina, Laura, ma ütlen sulle ausalt, ei saa mitte midagi aru ja ma tegelikult esimese Kuidas sa ei saa aru? Ma praegu vaatan sind, sa näed imelik ma tahaksin küsida, et kas nagu, kuidas tundub? Ma just on väga äge. On äge või? Ma endale ei paneks neid asju selga, aga sinus on väga äge. Päriselt sulle nagu väga hästi sobivad. Mida võib-olla stiil ja selline fashionimaailm sinu jaoks tähendab? See tähendabki minu jaoks enda sisemaailma siis peegeldamist välja poole. Tegelikult see, mis sa endale selga paned või kellelegi teisele selga paned, see aitab juba energeetiliselt selle olustiku luua siis ümbruskonda. Kindlasti on stilist meeskonnamängija. Ta peab olema ka psühholoog, niimoodi nagu juuksur, et sa natuke saad nagu hingeabi ka. Me oleme näinud siin erinevates outfitides sellised, mis paistavad silma, et kus see pisik täpsemalt tuli? Läbi võilu improvisatsiooni, et väiksena mulle, ütleme nii, et see on tegelikult seotud probleemiga, et mul on üsnagi raske laululüürikat meelde jätta ja siis ma olen selle jaoks tekitanud endale selle improvisatsioonimaailma, et kui midagi laval lörri läheb, siis midagi ma ikka laulan, eks ole. Aga tõepoolest kuidagi siis need omavahel on nagu seotud, et siis selline katsetamine erinevat asjade kokkupanek. Ja näiteks mõtlengi viimastest asjadest, mis mul nüüd on valmimas riietest, on minu vanaonu, kes eelmine aasta siit maailmas küll lahkus. Tal oli hullult palju lipse ja ma lasin sellest endale ägeda kostüümi teha, et see on peatselt siis onu Jüri lipsukleit on valmimas peatselt. Kas sa tuled nende ideede peale täiesti ise või sa ikkagi, sul on mingisugused inimesed, kes sind aitavad? Eesti disainerid, keda ma tõesti armastan, Aldo Järvsood, Liisi Esma, kes mul on praegu seljas, eks ole, et ma teen nendega alati mõnusalt koostööd ja kindlasti ka olen, ütleme, Karolin Kuusik stilistina mingitel sündmustel abistab mind, aga kõik nagu lähtub nagu minust endast. Sa varsti saad selle asja ka siin ümber teha. Paljaks koorida ja uuesti riidesse. See on Karolin Kuusiku kõik kokku pandud, muidu by the way. Aga meie läheme vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Kuna kõik see tiirleb Saaremaa ümber mul, siis ma valisin ka saarlasest modelli. Mu enda tutvusringkonnas ei olnud päris sellist tüpaaži, mida ma otsisin. Siis ma tegelikult kirjutasin tuttavatele, et kas on pikkade juustega, blondi ja siis selle põhjal ma võtsin siis juba inimestega ühendust, et kas nad oleksid nõus mul appi tulema. Nad peavad ka ise tegema meigi ja soengu, mis on väga oluline osa stilisti oskustest. Meigi tegemine pigem ei meeldi. Mul on tunne, et see ei ole võib-olla nii palju minu ala, aga ma saan sellega hakkama. See lihtsalt on Eesti puhul, ma arvan, ülioluline, kui sa oled nagu multitaskija. Sa saad rohkem tööd lihtsalt. Kõigepealt ma puhastasin modelli näo ära ilusasti, küsisin, kas tal on mingid allergiaid. Meigil siis tuleb teha põhi, kontuur, põsepuna, kõik see, siis silmameik, huuled ja siis veel ripsmdušiga üle minna ja siis kõige lõpus puuder. Kõige keerulisem asi umestuse juures on kindlasti modelli ripsmete värvimine. Aga õrnalt võib teha, et ei taha ju modelli silma vigastada. Proovin seal meiki teha niimoodi, et käsi väriseb. Ohukohad on kindlasti meigi tegemise juures, kui nad määrivad riided ära. Soengute puhul näiteks, kui nad lähevad liiga ambitsioonikaks, et tahavad kõrgustesse soengut ehitada, nad ei arvesta sellega, et soeng võib ära vajuda. Või siis nad teevad midagi, mis on liiga jäik ja hiljem ei ole võimalik korrigeerida, et vead on nagu parandamatud. Lähtun põhiliselt kuldsest värvist, et läheksid kokku kuldsete ehetega kõik. Vaikselt hakkad üle mõtlema, et ma arvan, et see oli minu jaoks kõige keerulisem.
Jumestust tegin esimest korda ja kõik läks nii, nagu tahtsin. Ei pidanud otseselt kiirustama, aga peas küll kell tiksus. Üks mu nõrgematest külgedest on tegelikult soengu tegemine. Juukseid tehes modelli juuksesalgud jäävad sõrmuste taha kinni. Nii et siis ma otsustan need ära võtta, et nad ees ei oleks. Mul oli jäänud natuke see silmavärvi veel käeserva ja ma toetasin selle modelli näole, siis tekkis pruun rant ja ma olin mingi see tuleb rutta ära katta. Modell oli pesnud juuksed eile, nii et need olid libedamad, kui need olid eelmine kord. Et natukese raskem oli patsikumm juustest saada ja püsima neid saada, sama ka klambritega, et kui ma sirgetasin, siis mul oli vaja, et juuksed oleksid üleval. Need vajus kogu aeg ära, sest et juuksed olid hästi libedad. Soeng jäi täpselt nii, nagu oli vaja, kuivas ära õigeks ajaks, et riiete selga panemine läks ka korralikult, et juuksed ei jäänud ette. Ma olen siuke hästi loominguline kunstiline inimene ja just riided on need, mille kaudu mulle meeldib näidata seda. Kaelakee, kõrvarõngad, sukapüksid. Siis tuli väike selline otsus teha rinnahoidjaga, et kas panna paltega rinnahoidja või ilma. Lõpuks otsustasime, et siis tuleb panna ilma. Ma üritasin siis seda kulda väga välja tuua. Modell ise ütles, et ta ei ole kunagi varem kulda kandnud. Et siis elu esimene kogemus. Väga meeldib, kuidas see välja näeb. See on täpselt see, mis ma tegelikult planeerisin. Kleit istub hästi ilusti, juuksed näeb täpselt välja nii, nagu ma tahan. Minu arust tuli välja täpselt nii, nagu ma seda siis enda väikses ajukeses ette kujutasin. Õnneks on hetkel võistlejatel kõik kitsaspunktid välditud ja nad on teostanud oma töö ideaalselt. Võistlejatel on nüüd kõik ettevalmistused tehtud. Pärast pausi näeme, kuidas neil läheb fotostuudios. Ma tahaks võita see sellepärast, et ma olen võrdlemisi eneskindel enda kontseptsioonis. Nooremeistrivõistlus jätkub. Enne pausi valmistasid meie võistleid oma töid ette pildistamiseks. Ja nüüd olemegi siin fotostuudios ja vaatame, kuidas neil läheb. Selles mõttes sellise universumi loomine ümber karu. Läheb lahti nüüd. Kaalul on ikkagi nooremeistri tiitel. Kodus pidid võistlejad ette valmistama siis idee kavandi, kontseptsiooni, moodboardi, valguskeemi. Teil on ette nähtud pool tundi minuga. Antud olukorras fotograafi ülesanne vaid nupule vajutada, et kogu juhendamine on stilisti kätes. Kuidas kaader üldiselt tundub? Ja, ma arvan, nii on väga hea see kaader. Et võib-olla natuke see allapoole, kui saab, nagu et õhku nii-öelda vähem üles. Tulevate siit poolt, see on pilk peal. Kõik oli uus olukord, vaatad ringi, kus mis asub, kuidas täpselt, mida teha ja kuidas fotograafiga suhelda. Nii, kuidas tundub? Hakkan vajutama? Jah. No selge, sõidame. Kui ma kõrvarõngaid nägin, siis tuli kontseptsioon sealt suhteliselt kiiresti. Natukene sinna poole ja siis natukene keerata veel. Kuna tegemist on Saaremaa käsitööbrändiga, siis kohe mul lõid seosed Saaremaaga, kuna olen ise pooleldi ka saarlane. See on siis Saaremaa tüdruk, kes jalutab rannal. Ta leiab kuldsed karukesed kõrkjate vahelt ning kostub hääl, mis ütleb, et kanna meid. Ma korraks tulen ja panen juuksed ise. Kas oma assistent ei taha kasutada selle jaoks, et liigutada mingeid asju muidu? Ma näen ise paremini, muidu läheb liiga palju. No nii. Väga hea. Just, täpselt nii. Hakkame pildistama. Ja, minu kontseptsioon on võetud tähtkujust suurvanker ja väikevanker, mille ladinakeelsed nimed Ursa Major ja Ursa Minor tähendavad siis suurt ja väikest karu. Suu raskus on ühe jala peal, aga suu ülakeha kaldub teisele
panen modelli tähtede sekka nii-öelda. Pea vaatab otse, aga silmad vaatavad ülespoole. Fotolavast on ka hästi toredad, sest et see on kuidagi nii selline loov ülesanne, et see on nagu kõigil võib olla sama kontseptsioon, aga see, kuidas sa mängid sellega nagu seal nii-öelda stuudios on igal ühel nii erinev, et minu arust see on hästi selline huvitav. Neid karust vaates mul oli esimesena kohe mesi. Võib-olla nagu natukese nagu hammustada, kui see võimalik on. Bränd ise on rohkem glamuurne ja siis ma hakkasin neid kahte siis segama oma vahel, et kuidas teha selline maitsekas, glamuurne, aga ikkagi selline mesimagus töö. Ja siis vaata, et sul oleks kogu aeg nagu see kõrv valguse poole. Pildistamise ajal kindlasti peaksid nad siis jälgima ka, kuidas modelliga töötab valgus. Kui sa ütled, et taust on hea, siis hakkame valgustama modelli ka. Neil on selle jaoks ka olemas valgustaja, kellel anda kommentaare. Eestvalguse teeme sama või? Ja, ma arvan küll, et eestvalgus sama. Ja neil on siis fotograaf, keda nad saavad vastavalt juhendada, et missugusena nad soovivad modelli pildi peal näha. Siuke natuke udus ja jah. Suhtlemisoskus stilisti eriala juures on oluline sellepärast, et nii sa õpid kõige paremini inimest tundma. Sa võid siis kuidagi nagu kätega vaata mängida, nagu sa tuleksid sellest kardinast niimoodi läbi. Minu kontseptsioon räägib ühest noorest neiust, kes siis on ühe populaarse moeajakirja peatoimetaja assistent. Kõrvarõngad annavad talle sellist enesekindlust, julgust ja see muutus tema olemust, ta leidis ennast uuesti. Ma fotograafiat ju ei õpi, aga ma olen fotokat kasutanud, ma tean, kuidas see töötab ja ma tean võib-olla, mida küsida siis pildi peal. See näeks parem välja, kui ta istuks siis, kui see on portreepilt. Minu kontseptsioon räägib kuldkiharkesest. Sa oled hästi enesekindel selle osas, kuhu sa oled elus jõudnud. Fotosessiooniga ma tahtsin siis luua nii-öelda metsa. Tõuse korra, ole nagu, aga jää tooli peale. Ma tahtsin, et selle sünguse keskel oleks siis see modell kõrvarõngastega, mis oleks siis selline helgem pool. Sa järgi siis, kas tulemus meeldib sulle? Tüdrukutel oli moodboard'i põhjal väga loomingulisi projekte ja osalt ka väga siis lähtusidki mõmmi brändi enda juba olemusest. Võistlus endiselt käib, aga meie oleme nüüd Lauraga siin ja nagu lubatud, siis Laura, sul on vabad käed teha minuga, mis sa soovid. Riietuse mõttes ma mõtlen ikka ja... Külmad toonid soovivad sulle kõige paremini. Soovivad, jah? Jah, need toovad su ilusad silmad esile. Okay. Sellepärast on sul see sinine imeline pluus ka seljas. No, võt. Vaatame näiteks neid päiksekaid. Aha. Ma arvan, et pigem võtta need ära ole, ja. Äkki proovi neid näiteks. Vaat siukseid ma olen päris palju kandnud. Teeb sind veel targemaks, kui sa oled. Veel targemaks? Jah. Sa annad mulle sellise... Kuidas sulle selline bussijuhi jakk sobiks? Kuigi ma juba ausalt kahtlen selles. Kahtled või? Jah, palun võtta ära. Palun võtta ära. Aga paneme selle näiteks peale. Mul oli Eesti Laulu finaalis, mul oli ka ainult nahk seljas. Ei saanud väga hingata. Tegelikult on lahe, miks mitte, vaata. See on ju kunst. Paneme selle, näed, paneme taskusse näiteks mingi asja. Kas see on täpselt see, et nagu, et keegi tuleb ja ütlema sulle, kuule, vabandage, et teil on midagi taskust väljas. Pange tagasi, vaata, et kuku välja. See natuke näeb praegu välja nagu Jüri Pootsman. Olen, jah? Nagu kirjanik. Hakkab looma või? Hakkab looma. Ma näen nagu mingisugune Prantsuse Fashion Weeki kunstnik välja praegu. Kuule, sulle sobiks see mütsikene sealt tagant ka muidu pähe. See või? Jah. Kas on nagu vale stilistikat olemas või? Kindlasti ilmselt on olemas. Pane endale tumedad prillid ette. Ma ütlen sulle ausalt, mulle nagu üldse selle stiiliga ei meeldi see... Ei meeldi? Prillid. Sa saad aru, miks see? Jah. See meeldib rohkem, jah? No kuule, okei ju. Ma jätaks su päriselt niimoodi. Selle aasta siis nagu moodi. Ma arvan, et suvel on kõik kutid ja sügisel on täpselt samamoodi riides. Aga lähme vaatame siis, kuidas stilistid meil hakkama saavad.
okei, kui sa niimoodi veits nagu embad iseennast. Jah. Selline jah. Ma arvan, et kõige kergem minu jaoks ongi fotode enda tegemine. Väga hea. Stilisti töö sel hetkel on hästi kommunikatiivne. Ta peab tegelikult oma nägemust edastama, ta peab nagu juhtima mängu. See on kergelt nagu filmilavastaja positsioon, kus sa pead nagu sünergiliselt korraga silmad igal pool olema. Vaata see ekraani pool jälle, et nagu see on hästi ilus siin praegu ja ma tahaks võib-olla seda ka saada pildi peale. Minu ülesanded on siis vaadata, et riided ja kõik propsid istuvad ilusti. Ma pean vaatama, et modell oleks kaameras täpselt sellisest vaatest, nagu mina tahan, et ta oleks täpselt keskel või et ta oleks ühes servas, teises servas. Ma pean jälgima, et valgused oleks õiged ja ma pean jälgima, et taustal ei oleks mingisuguseid häirivaid faktoreid. Lühendvalgus läheb kustu praegu, Minu jaoks kõige keerulisem on juhendamine ilmselt. Võid natuke ülespoole ka vaadata. See ei tule mul alati kõige paremini välja. Sa ütled mulle suuna ka, kust kohast ma võiks pildistada? Siit, niimoodi on hea. Mulle tundus mõne puhul, et ma nägin teatud ebakindlust. Hoia sa nagu sul lähedal, aga mitte päris. Jah, just niimoodi. Kuna minu modell on mude, siis oli võrdlemisi kerge modelliga suhelda. Flirdi sellega. Ma usun sinusse. Kuna ta olid meegarjad käes, siis tal vahepeal nagu tilkusse või voolasse mõndu kätte alla, et siis ma palusin, et me oleks kõrval assistent, kes saaks tal käed ära puhastada, et ta ei kleepuks üleni üle terve keha pärast seda. Meil on seal salfakad valmis. Kui me täna ka vaatame siin ringi, siis kõik jooksevad, keegi karjub 3 minutit, 2, 1, eks ole, ja kõik on hirmus närvis, eriti juhendajad. Ja need noored stilistid on niivõrd rahulikud, niivõrd stoilised ja nad teavad, mis asja nad ajavad. Et üks selline võtmeomadus on jääda rahulikuks keset tormi. Kas me teeme nii või me teeme nii, nagu me teeme? Teeme nii, nagu me teeme. Selge. Fotograaf alguses juhtis ikkagi rohkem ja sai väga palju tuge sealt. Neil on ümber tegelikult väga professionaalne, äge crew on ju, valgustajad, fotograafid. Minu jaoks oli võib-olla kõige esmane see, et kuidas nad oskavad ennast kehtestada. Tahad, ma liigun kuhugi? Ma arvan, et hetkel see sobib. Sa pead väga kindel olema oma visioonis. Vaata kaameras. Ma tunnen ennast hästi naturaalselt seal nagu stuudios ise. Lavastada kogu see photoshoot on minu jaoks, ma arvan, kõige kergem osa, et see kuidagi lihtsalt tuleb iseenesest. Karust ma tahaks rohkem esile tuua. Minu arust need ka võtsa ära. Selle ülesande juures võib-olla kõige raskem ongi tabada just neid kõrvarõngaid üldplaani foto tegemise juures, et see on siluke väljakutsev minu jaoks. Mida ma kohe vaatan, nagu kui on pildistamine, et juuksed ei oleks kõrva peal. Olles ise pildistanud tuhandeid ehteid, ma jõuan ennast ära kiruda pärast Photoshopis, kui see on mingid juuksesalgud, mis alati selle koha pealt kipuvad tulema juuksed nagu siia. See on nagu täiesti nagu tüütuse tipp, et seda pärast usutavalt saada Photoshopitud. Stilistika juures mulle tegelikult väga meeldib see, kuidas ühest projektist on võimalik nii palju erinevaid tulemusi luua. Tahad veel midagi kiirelt vaadata? Ma ei tea, on sul veel midagi? Vist ei ole midagi, mis on hästi. Oled kindel? On küll. Kui stilistika kõik nüüd kokku tuli, kõik see make-soeng, riided, siis see pilt oli täpselt see, mis ma olin ette kujutanud. Päris lähedal sellele, mida ma enda peas ette kujutasin. Fotod tulid välja veidi erinevad sellest, mida ma alguses mõtlesin, aga ma olen ikkagi sellest olenemata meeletult rahul. Võiks ju loota, et jõuab siis 3 parima sekka. Stilistide tööd hindavad kohtunikena ehtekunstnik Tanel Veenre, tekstiilikunstnik Herta Võido ja fotograaf Harri Tiits. Tore on näha, et nii noored osavõtjad on nii tugevad. 2 kooli, Tartu ja Kuressaare on siis võistlustules. Mulle tundub, et Kuressaare on rohkem nagu sellisem rebelim ja Tartu on rohkem nagu konventsionaalsem. Need, kes nagu eeltöö ja paberi peal olid nagu tugevamad praktikas ja töö käigus stuudios olid nõrgemad. Kui ma lähtun sellest, et meie võistlejad on nüüd teinud seda, ütleme aasta või 2 maksimum, siis selle põhjal ma võin öelda, et nad on kõik väga tublid. Jaa, mulle tundus kohati on see, et ma nagu igatsen, et nats nagu oleks punki rohkem või mingit nagu drive'i, et noore nagu brändi siuksed kuldsed karukesed, et kuidagi sealt oleks võid nagu veel nagu jõulisemalt või suurema pintsliga
nagu möllata. Mulle tundus, et oli ennast nagu raamistatud rohkem kui peaks. See on see aeg, kus sa tegelikult võid raamist välja väga mõelda. Päris siuke igav töö ei olnud kellelgi. Tuli välja, kui erinevalt on võimalik seda karu interpreteerida. Nüüd jääb üle vaid punktid kokku arvutada ja näeme, kes finaali saab. Keegi ei olnud halb, aga väga kiiresti tuli välja, kes eristuvad. Esimene ülesanne on tehtud, kohtunikud on kõik tööd ära hinnanud ja nüüd saamegi teada, kes on need 3 parimat, kes pääsevad finaalvooru. Väga tore oleks, kui ma pääseksin. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Kontseptsioonis ma olen enesekindel, ma arvan, et see on esikolmiku vääriline. Esimene finalist on... Oodates siis rivis, kes on need 3 finalisti, on väga pingeline. Kes siis on? Ma väga loodan, et minu koolist saab ikka paar tükki vähemalt. Anette. Ma ei olnud hetkel koha pealgi, lihtsalt ei oska veel panna nime sellele tundele. Teine finalist on... Süda puperdab, stress on sees, kas öeldakse või öelda minu nime? Moona. Ma justuste korraks, ma seisan, ma olen mingi okei, kas see nagu päriselt. Kardan natuke seda, et äkki see on üks piinlikke momente, kus sa kuuled valesti. Ja 3. finalist on... On tunne, et võin sattuda sinna 3 hulka. Fenn ehk Aleksandra. Issand jumal, nagu mis mõttes? Ma olin nii uhke, kui ma kuulsin Fenni nime. Nagu päris selline nagu wow, et mulle ka, et oh my god, yes, ma ei ole üksi, et mul on nagu sõber kõrval. Anett tundub väga tore, aga ma ei tunne ta, et oligi selline. Palju õnne teile, aga teeme ka suure aplausi meie teistele osalistele. Pikka ootamist pole, sest meie finaliste ootab ees finaalvoor, kus me selgitamegi välja, kes saab endale stilistide nooremeistri tiitli. Ma olen kindlasti väga üllatunud. Ei osanud seda oodata, kuigi lootsin. Seda, kes nagu lõpuks võidab, seda ma ei oska üldse ette aimata, et kõik on väga tugevad. See oleks väga cool, kui ma võidaksin, aga läheb nii, nagu minema peab. Minu kõrval seisavad 3 finalisti ja kohe hakkab meil finaalvoor. See oleks ikka tippude tipp, kui ma võidaksin. Kallid finalistid, kas te olete valmis? Jaa. Hinge sügavalt sisse välja ja kõik läheb hästi ja kõik läheb nii, nagu minema peab. Aga siis alustamegi finaalvooruga. Minu jaoks ma arvan, et hullem on selja taga. Nüüd saab rahulikult minna edasi. Kallid võistlejad, finaalülesandes peate te välja valima oma fotosessioonist 2 pilti, need valmis töötlema, välja printima, mõõtu lõikama, tegema meile presentatsiooni ning seda meile esitlema. Teil on kõige selle jaoks aega 4 tundi. Fotode puhul siis valiku langetamine, see on täiesti natuke hirmus. Ma tegin mitut erinevat poosi, et sealt valida see üks ja õige, see on suur vastutus, et ma teeksin ikka õige valiku. Pildistamisel mulle meeldib teha päriselus nii palju kui võimalik, et siis töötluses oleks hiljem vähem teha. Olen Anette, 23-aastane ja pärit Tallinnast. Kooliväliselt töötan jumestajana, võtan siis osa erinevatest projektidest ja pigem keskendun ka fotoshootidel jumestuse tegemisele. Ma enda fototöötlusoskuseid hindaksin keskmised. Saaks parem olla. Ma ei viitsi keskenduda nii palju detailidesse, kui ma tean, et mõni mu klassikaaslane näiteks teeb. Minu nimi on Aleksandra, aga mind tuntakse Fennina. Ma olen 19 ja ma olen pärit Harku kandist. Vabal ajal ma tegelen joonistamisega. Mulle meeldib hästi vesivärvidega maalida. Ma ei näe ennast päris stilistina tulevikus. Mu hetkene lootus on õppida ära tatoveerimine. Mu isa on mulle aastaid öelnud, et ma sobiksin tatoveerijaks. Viimase aasta jooksul avastasin, et see võib-olla isegi sobib. Et ma tahan siis seda õppida. Ma vaatasin pilte ekraanil, siis ma ise ei tunne, et mul oleks väga palju seal vaja teha. No ikkagi töödelda on vaja, et see ei ole puhas töö, see ei ole. Aga et ma nagu ise vaates, ma tunnen ennast piisavalt tugevalt, et ma arvan, et ma saaksin seal hakkama ja mul ei ole nagu midagi liiga crazy't vaja teha. Ma olen Moona, ma olen 18 ja ma olen Tallinnast.
Vabal ajal mulle meeldib hästi liikuda, käin jooksmas suvel, praegu ma käin hästi palju jalutamas, sest et ma ei tea, värske õhk on hea, aitab mõtlemisele, et kui ongi vaja tuua uus kontseptsioon mingisugusele fotolavastusele, et siis ma lähengi teen väikse jalutuskäigu mööda Kuressaaret või Tallinnat, sõltuvalt asukohast. Mul on veel aasta aega kooli jäänud. Tahaks EKA-sse sisse saada, see oleks tore ja ma arvan, et kui siin võita, siis see aitaks mind palju. Fototöötlus on selline väga ifi, sest et nagu kohtunikud enne hoiatasid, et ei ole mõtet üle töödelda pilte, et sellega tuleb püsida täpselt selle maitsekuse piiril. Käisin mina siis pildistamas, palusin, et tehakse minust paar head pilti fotostuudios. Aga need pildid on ikka koledad. Harri, ma võtsin sinu siia kõrvale sellepärast, et ma tean, et sa nagu tajud neid asju ja võib-olla sa saad mind aidata, et see pilt kuidagi võib-olla natuke ilusamaks teha. Näeme siit, et nagu esiteks on valgusbalanss paigast ära, et sa oled natuke liiga sinine. Et valgusel on siis temperatuur, mis on soe ja külm, et äkki parandame selle kohe ära. Ahah, näed, juba vaikse midagi muutus. Hea idee tegelikult tavaliselt, kui sa silma järgi neid asju teedki, ongi, et sa lähed kõigepealt täiesti ekstreemsusesse ja siis hakkad sealt natuke tagasi tulema, kus sa näed, kus see õige piir on. Nagu smurf praegu. See on nagu smurf ja siit oled nagu üleküpsend veitsa ja siis tuled siit tagasi, kuni sa näed, et on niisugune õige temperatuur. Aga kui sa tahad seda teha niiviisi, et masin arutab sulle ära, kuidas asjad on õiged, võtad siit sellise asja nagu eyedropper tool ja sa tead, et tegelikult see taust on sul neutraalne valge ja siis sa võtad siit siis nii-öelda selle sampli, et kuidas see neutraalne valge peaks välja nägema, vajutad siia peale ja ta teeb automaatselt sul selle selliseks, nagu ta peaks olema. Oligi nii lihtne enam, AI tegi töö ära. Põhimõtteliselt võib nii öelda, jah. Ja siis siin saab veel mingeid asju... Jah, siit saad siis nagu heledamaks teha, tumedamaks teha, kontrastsust juurde anda. Tihtipeale loomulikult see kõige rohkem kasutatud tööriist on ikkagi skroppimine. Et alati sa ei saa nagu õigesse kohta pihta, et võib-olla oled... Siin ma päris tsentris ei ole, on. Täpselt. Või siis näiteks oletame, et see pilt on tehtud landscape'is, aga sa tahad seda sotsiaalmeediasse panna, et võiks olla portreidis, portrees siis püstiselt. Et siis võtad siit selle kropi lahti ja siis saad teha selle portreesse. Ja siit siis vaatad nagu, et sa oled ilusti pildi tsentris ja su keha nagu keskteile pealt. Harri, ma veel vaatasin, et mul on siin üks ilus pildike veel ja see on ikka katastroof, mis siin värvidega toimub. Siin on nagu näha, et kas on siis taotluslikult tahetud nagu selline värviline pilt teha või keegi on natuke värvipime. Vaatame. Kui me tahaksime värvidega võimalikult neutraalseks siin saada, siis saab ka niiviisi teha. Lihtsalt black and white ja... Jah, kui pildil on värvid nagu väga risti keeratud, et seda ei anna nagu selliseks neutraalseks keerata, et siis kergem on lihtsalt minna seda teepidi, et asi on must-valge. Aga tundub, et see pilt on natuke liiga tume. Tõstame siis nii-öelda pildi heledamaks. Tundub, et võib-olla tahaks natukene kontrastsust ka juurde anda. Siit võiks natukene varje tõmmata tagasi. Kui ma nüüd siit külje pealt vaatan, et siis tundub, et see on siit ka veitsa üle põlenud. Et võib-olla siis võtame seda highlightsi ka maha. Ja midagi sükast... Päästsid seda, mida päästa annab. No täpselt. Mis sul see black and white'i shortcut oli? V-täht. Kõige lihtsam variant ikka selle pildi puhul on. Ma arvan, et vist jätab nii, ja teeb veitsa veel heledamaks ja valmis. Kas ma Instasse päris seda postitan, ma ei tea. Aga vähemalt pääsime ära. Aga meie vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Fototöötlemise puhul on alati kõige suurem ohukoht pildi üle töötlemine. Keeratakse liiga palju värve peale, võib-olla siis minnakse värvidega liiga risti, tahetakse ära võtta elemente, mida ei pea võtma, või siis nende eemaldamise puhul ei ole piisavalt palju oskused, et see näeks välja loomulik. Fotode töötlemine läks mul ka suhteliselt kiiresti. Timmin värve, et oleks põhiliselt näha vastandvärvid kollane ja sinine. Kallid võistlejad, teil on veel 10 minutit aega jäänud. Tuli eemalda modell ekstra kõrvaauk, mis oli kõrvarõnga taga ja paar punnikes ka näos. Ma arvan, et ma tegin väga hea töö. Teie fotod on välja prinditud, nüüd on teil aega 30 minutit, et need lõigata ilusti välja ja presenteerida neid koos oma esitlustega kohtunikele. Esimest korda pilte nähes oli väga võimas tunne, näha neid siis nii suurelt ja kvaliteetselt, nagu nad olid. See on just minu jaoks kõige hullem osa, on see väljalõikamine.
mul on veits värisevad käed ja ma olen ka natukese selline rahmakas asjadega. Lõikamisel natukene käsi värises, paber oli libedam, kui ma arvasin. Korraks oli selline tunne, et ma võib-olla hakkan nüüd kohe nutma. Ei hakanud! Tere, mina olen Fen ja siis on see minu noormeistri esitlus. Ilmselt see esitlemine on kõige stressirohkem. Mõte on see, et kõrvarõngad oleks justkui tähtkujud Ursa Major ja Minori langenud väiksed tähepojad. Seal on 1 2 pildist, teised 2 pilti on siin. Üks, teine, mõlemad pildid on siin. Ja tänan kuulamast. Kui Fen enne mind veel esitas, siis ma vaikselt hakkasin tundma, kuidas keha natukese surises. Tere, olen siis Moona. Moona on rääkimises hea. Kui ta ärevusest üle saab, mis ta ilmselt saab, siis ma arvan, et ta on sellest tugevam kui Ena. See kontseptsioon tuli mul sellest, et kui ma võtsin need kõrvarõngad endale ise kätte, siis ma mõtlesin karude peale ja väiksena olles palju vaadanud karupakkpuhhi, mul tuli kohe pähe mesi. See on ikka väga-väga hirmus. Kogu see esitluse värk. Tegin siis mõmmportselani kõrvahetele fotolavastuse, mille nimeks ma siis panin mõmmid, kes sohistavad mesimaguseid unistusi su kõrva. Mul on suhtlemisega võrdlemisi okei, kaamerad teevad natukese hirmutad, aga selline esinemine, kui ma saan öelda avatud, siis on mul kõik täiesti hästi ja mul pole sellega nii suur probleemi. Modelliks valisin endale oma kullakese õe. Et ta sobis mu kontseptsiooniga ja ma teadsin, et temaga on kerge töötada, ta teab, mida ma tahan ja ma oskan temaga hästi suhelda. Aitäh kuulamast! Aitäh! Aga ei, sai tehtud ja see on parim, mis ma teha saan. Tere, olen Anette. Esitlemisega natukene on närv sees, ei tea täpselt veel, kuidas esitleda. Saare rannapiiga, kes on siis jalutuskäigul ranna ääres, kuni ta näeb siis kõrkjatest kuldsed kuma, mida ta läheb siis uurima ja leiab sealt kuldsed karukesed. Kohtunike ees ma alguses arvasin, et on palju hirmsam, aga kui ma seal juba olin, siis ma tundsin, et ma olin nagu maha rahunenud. Juuksed on ka tahapoole liigutatud, et kõrvarõngast oleks paremini ka näha. Mulle tundus, et ta peegeldas väga hästi selle disaineri ja selle toote enda olemust. Igav ei tundunud. Seal on veel ruumi, aga väga hea siiski arvestades. Mõte nagu turvalisuse mõttes, kuidagi see turvalised valikud tundub minu jaoks alati natsia nagu liiga igavad. Tema enda käekiri nagu ei tüki väga esile, aga ta väga tundlikult lahkab teemat, läheb sügavuti sisse. Siuke safe kataloogi töö teostamise jaoks ideaalne kandidaat, aga keegi, kes mingit siukest uut huvitavat radikaalset kontseptsiooni looks või teeks, et siin jääb nagu natukene sellest nagu umfist puudu. Ma olen väga rahul oma tulemusega. Ei jõua ära oodata, et ma enda sõpradele näidata saaks. Fani kontseptsioon oli kõige vägevam. Et see Ursa Major ja Ursa Minor, kuidas ta selle karudega kokku sidus, see oli nagu väga siukene nagu wow-efekt minu jaoks. Idee puhul tõepoolest kõige originaalsem kindlasti. Kahjuks teostus natuke jäi nõrgaks, aga ilmselt see tulebki sellest, et tal ei ole veel nii palju kogemusi. See on ju nende kõige esimene suurem töö siin hetkel võistlusel. Nüüd, kui kõik tehtud on, tunnen tegelikult väga hea, sest et ma olen nüüd 3 päeva olnud väga stressis selle kõige pärast, et ma juba tegelikult ootan, et saada koju ja magama oma voodisse. Ja kuidas teile meeldis Moona? Teostuse koha pealt ta ei vaadanud nagu kogu seda tervikpilti, mis seal oli. Ta jäi nagu selle kõrvarõnga presenteerimisse kuidagi veidikene liiga kinni, aga unustas ära nagu selle, et pilt on nagu kooslus kõigest. Lõpuks oli pilt nagu siuke hästi palju musta pinda lihtsalt. Ja kus natuke kuskil on siuke natukene elutu modelli nägu. Sealt oleks võinud tegelikult valada talle vett näo peale, et see oleks voolanud alla või kuidagi, et ta oleks nagu olnud atraktiivne. Ja praegu jäi hästi külmaks. Vaates Anette ja Fenni töid mõlemaid, siis ma tunnen, et minu oma kuidagi jääb sinna tahaplaanile. Mõned pärlid särasid teistest natukene rohkem, aga üldiselt võib öelda, et tulevaste Eesti stilistide juurdekasv ei ole hukas. Et kindlasti tuleb meil siit säravaid pärle, kellega saab tulevikus mõnusalt koostööd teha. Väga ootan võitu koju, aga kui täna ei ole nii, siis ei ole. Kohtunikud on punktid jaganud ja kohe saamegi teada, kes saab sel aastal stilistide nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored stilistid. Aleksandra ja Moona Kuressaare ametikoolist ning Anette Tartu kunstikoolist.
Head finalistid, te näitasite oma töödes nii fantaasia rikkust kui ka kutseoskusi. Te kõik vääriksite nooremeistri tiitlid ja teie kutseõpetajad tunnevad teie üle kindlasti suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Tanel Veenre ja toetajate esindaja Kei Külaots. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes on saanud ülesannete peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Tanel Veenre, kes on stilistide noormeister? Ütleme nii, et kulda väärt on kõik need 3 noort andekat stilisti, aga lõpuks otsustas kõik puhas matemaatika ja vahed olid millimeetrised. Võitjaks tuli selline terviklik nägemus, Anette. Palju õnne kõigile finalistidele. Moona, sina saavutasid teise koha. Ja Aleksandra, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Anetele. Võistluse peakohtunik Tanel Veenre, mis tõi siis Anetele võidu koju? Anette nägemus oli selline põhjamaine, karge, puhas, detailitäpne, võiks kaunistada iga moeajakirja lehekülgi. Ja ma arvan, stilist peab olema parasem kui bossi, et sa setil suutsid kogu seda asja vaikselt, veenvalt hallata. No nii, Anette, palju õnne nooremeistri võidu puhul. Mida see võit sulle tähendab siis? Aitäh! Võit tuli ootamatult, kuid siiski rasket tööd ja vaeva nähes ma olen vägagi õnnelik. No palju õnne veel kord ja teeme suure aplausi. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika. Lisaks on esikolmikule auhinnad välja pannud ka Trade House, Karl Korsaar, Estonian Fashion Festival ja Apollo Kino. Toetajate esindaja Kei Külaots, mida te soovite meie värskele võitjale? Ma soovin kõikidele osalejatele palju õnne, te olete teinud ära suure töö. Ja võitjale soovin ma julget stiili ja soovin, et sul avaneks palju uusi väljakutseid, palju uksi, kus sa saad näidata, milline loominguline talent sinust peitub. Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal liigume arvutimaailma, sest Haapsalu kutsehariduskeskuses toimub küberkaitsevõistlus. Kunagi varem pole sellel alal noort meistrit veel selgunud, nii et ees ootab ajaloolise tähtsusega mõõduvõtt. Kohtume juba järgmisel kolmapäeval kell 20:30. Meie küberkaitsevõistlejad on praegu võistlustules ja ka mina, nagu näha, hakkan kohe võistlema. Ma olen valmis lihtsalt, mis iganes hetk tuleb. Teie tänane ülesanne on kaitsta oma ettevõtte töötajaid. Ja see oli mõned konksud, mida me tegelikult ei teadnud. Kõige parem parool on ikkagi parool. Jah, täpselt keegi ei arva ära lõpuks. Oleme täis rauaga ja et ikkagi tulime siia kooli esindama, mitte nalja tegema. Mäletan, kunagi oli arvutiõpetus koolis, siis meil õpetati, kuidas arvutit nagu käima panna.